70ndatel oli kõigepealt, kui me vaatame tänavaid, siis seal oli väga vähe autosid. Nii et ei anna võrreldagi sellega, mis praegu on. Loomulikult 70ndatel aastatel kasutati rohkem ka bussi, minagi kasutasin bussi siia Tehnikaülikooli jõudmiseks. Mina üldse jõudsin siia majja tegelikult 1975. aastal, 5. jaanuaril. Ja minu esimene töökoht oligi tegelikult siin ühe projekti peal. See projekt oli Ukrainaga, Kiieviga, ühe niisuguse koondisega, mille nimi on Saturn. See oli sõjalise tähtsusega niisugune projekt, mis oli seotud pooljuhtidega. Ja siis tolleaegse füüsikakateedri juhataja Trofimova, Taisja Trofimova, tema vaatas, et aga minu selles CV-s on sees füüsika ja tegi mulle siis ettepaneku, et mis sa siin ikkagi seda projekti teed, et tule ja õpeta ka üliõpilasi. No ja nii minust saigi siis 75. aasta 1. septembril sai siis õppejõud, ma olin siis assistendina ja muidugi tolleaegne õppekoormus oli suhteliselt suur, sellepärast et füüsikat õpetati absoluutselt kõikides õppekavades. Nii et ka majandus sai füüsikat 3-osalisena, nii nagu praegu ei saa keegi tegelikult. Nii et minu põhiala siis oligi muidugi füüsika, üldfüüsika, mida me siis õpetasime siin ja see kateeder ise oli ka küllalt suur, õppejõudude arv oli 25, kui ma ei eksi, aga isegi selle suure õppejõudude arvu juures ei olnud võimalik nii palju teenindada, et oleks kõik saanud ära õpetatud, vaid oli võetud juurde ka veel nõndanimetatud tunnitasulisi. Neid oli tüki 15, nii et küllalt palju oli ka väljaspoolt maja inimesi. Kõik nad olid ikkagi füüsika eriala inimesed, aga see õppejõudude hulk oli suur, sellepärast et anti siis lisaks loengutele anti ka siis korralikult praktikume ja harjutustunde. Nii et see oligi siis see põhiline koormus. Nii et minu koormus oli tol ajal, ma mäletan, oli 16 45 minutilist tundi terve nädala jooksul, mis oli päris suur ja arvestades veel seda, et tol ajal õpetati ka kaugõpet. Kaugõppe toimus reeglina siis laupäeval ja ka pühapäeval ja seal oli siis põhiliselt olid praktikumid ja ka ülesannete lahendamised olid seal ja seal oli siis need loengulugejad olid siis teised kolleegid aga mis ma pean ütlema, et minu esimeseks loengu lugemiseks saidki siis majandusteaduskonna üliõpilased. See oli siis aastanumber oli 78, kui ma ei eksi ja see oli siis täiemahuline füüsikakursus nende jaoks ja muidugi ma sain sellega kergesti hakkama, ei olnud mingit probleemi, aga tol ajal õpetamise vahendid olid muidugi teistsugused. See põhiline loengu lugemise materjali esitamine käis siis kas siis tahvli abil, aga minu puhul enamasti nõndanimetatud kuvaheidiku abil. Kuvaheidik oli siis optiline niisugune tahvel, kuhu sai siis kirjutada tindiga niisuguse kile peale ja siis see sai siis projekteeritud selja taha ekraanile. Selline loengu lugemise stiil oli ülikoolis siis tol hetkel hakkas valdama. Nii et niisugust päris tahvli kriidi füüsikat ja kriidi matemaatikat tehti ikkagi harjutustunnis. See oli lihtsam, sinna sai kutsuda siis üliõpilase juurde ja niisugune nägi välja siis õppetöö. Nüüd, kui esitada küsimus, et kas need õppematerjalid olid üliõpilase jaoks kättesaadavad, siis vastus on ei olnud. Sellepärast, et reeglina nendel peaaegu kellegi õppejõududest ei olnud mingisugust trükitud konspekti ja lepiti siis õpikuga ja õpiku laenutamise võimalus oli siis raamatukogus, nii et raamatukogus oli tohutu palju siis
füüsika ja matemaatika õpikuid ja iga üliõpilane võis sealt siis võtta siis terveks semestriks selle. Ja niimoodi oli siis see õppematerjal jaotatud. Nii et niisugust asja, et ütleme mingisugused kontrolltööd või eksamid, et need tehti seal ütleme virtuaalselt kuskil, siis seda ei olnud. Ma mäletan, et tol ajal enne mind oli just äsja oli katsetatud ka niisuguste perfokaartidega õpilaste teadmiste kontrolli, aga see oli kõrdlemisi tülikas ja minu teada pedagoogika ülikool või nüüdne Tallinna ülikool kasutas seda, sest sealne üks entusiastidest oligi pärit sealt, aga sellest loobuti võrdlemisi kergesti, sellepärast et see oli tülikas, ta nõudis ikkagi kõrval olevat kirjalikku materjali ja aukude torkimine sinna sellesse nii-öelda aknasse, mis seal, kuhu siis sai neid auke torkida, oli võrdlemisi tüütu ja vahel läksid need augud ka lihtsalt segi lugemise seisukohalt, millisesse auku tuli pista see pliiatsi ots. Arvestades seda, et ma õpetasin kaugõpet laupäeval ja pühapäeval, siis mul on meeles üks niisugune juhtum, kus füüsikapraktikumi järsku tormab sisse uksest üks naine, noor naine ja joonelt karjub juba ukse pealt, et kus on minu mees. Mina muidugi sain võrdlemisi kiiresti aru, et see mees järelikult ei ole minu tunnis, aga siis ta tuli kontrollima seda nimekirjas ja ütleb, et aga mikspärast minu mehe juures on siin miinusmärgid? Aga see tähendab puudumist. Aga kus ta siis on? Ma ei tea seda. Ta ei ole, nagu näete, semestri algusest ei ole ühtegi korda käinud siin. Kuidas ei ole käinud? Ta elab Tartus ja käib siin kogu aeg teie tunnis. Kuidas teda siis siin ei ole? Ma ütlesin, no seda peate nüüd ise otsima. Ja siis ta muidugi läks väga pahaselt välja sealt tunnist, aga mina sain aru küll, et see mees kasutas seda õppetööd ettekäändena armukese juures käimiseks. Et vaat siuke naljakas lugu oli siis ühe niisuguse üliõpilasega. Minu esimene töölaud muuses oli kuulus professor Altmale, see on praegugi alles füüsika grupis siin samas teises korpuses, esimesel korrusel ja see töölaud tegelikult oli selle esimese tehnikaülikooli rektori töölaud tegelikult. Et mul oli au niisuguse laua taga alustada oma tööd siin majas. Minu tee füüsika juurde algas tegelikult 7. klassis. Ma õppisin Tallinna 39. keskkoolis ja 7. klassis alustati tegelikult füüsikaõpingutega. Mul osutus õpetajaks väga hea õpetaja, see oli Tiiu Matt. Teda ei ole ammu juba elavate kirjas, aga ta oli niisugune väga energiline naine ja tema nii-öelda tunnid jätsid väga niisuguse energilise mulje mulle, sest ma ise olin ka niisugune küllaltki elav poiss. Ja siis ma juba teadsin, et ma tegelikult minust saab füüsik. Minu isa oli mehaanik, muuseas ka õppejõud siin samas Tehnikaülikoolis. Ta töötas vanemõpetajana ja siis lõpus ka dotsendina. Ja ta suri 1975. aastal. Aga see füüsika mõte oli mul nii tugev, et ma selle 39. keskkooli jätsin maha 8. klassiga, nii-öelda põhikooliga. Ja põhjus oli selles, et seal edasi oli võimalik küll jääda keskkooli, aga see keskkooli, seal oli ka tootmisõpetus ja see tootmisõpetuseks oli puutöö. Minu vanaisa oli tistler ja minul oli see puutöö ammu juba selge kodustest töödest. Ja selle tõttu ma leidsin, et see sugugi ei sobi mulle, et kui ma tahan ikka füüsikat õppida, ma pean ikka õppima midagi niisugust, mis on füüsikale lähedane. Ja selleks sai siis raadioelektroonika. Raadioelektroonika tootmisõpetus toimus tollaegses raadioelektroonika tehases Punane Rett.
ja see kool oli siis Tallinna 16. keskkool ehk praegune Sikupilli gümnaasium, mida praegu ei olegi üldse. Nii et see Lasnamäel olev kool sai siis minu järgmiseks kooliks 3 aastaks, kus siis oli siis tootmisõpetuseks oli siis raadiotehnika, mis oli muidugi väga huvitav kõik, aga füüsikaõpetaja, see Tiiu Matt, tuli mulle järgi sinna kooli. Keskkoolis kohtusime Tiiu Matiga juba keskkoolifüüsikas ja niimoodi me siis nii-öelda jagasime seda. Ja muuseas ta kasutas mind ära ka tunniandjana juba nooremates klassides, nii et ta nägi, et minust on nii-öelda abi asja. Ja muidugi pärast seda mul oli üks teine koolivend veel, Toivo Reim, kes ka siis arvas, et tema järgmine õppeasutus peaks olema siis Tartu Ülikooli füüsika eriala. Nii et järgmine 5 aastat olin mul siis seal füüsikas, õppisin füüsikat ja kui Tartu Ülikool läbi sai, siis võeti mind ja veel teisi õpilasi, umbes 10 tükki, kes läksid siis sõjaväkke ohvitseridena, sest seal oli ka sõjaväeõppus või sõjaline õpetus oli meil ka seal Tartu Ülikoolis. No nii nagu siin Tallinna Tehnikaülikooliski oli see. Ja mina sattusin siis 10 teise kaaslasega seal Tartu Ülikoolist Saksa DV-sse, nõndanimetatud Saksa väegruppi. Nii et 2 aastat olin ma siis seal Saksamaal ohvitserina, jumal tänatud, et ohvitserina, mitte sõdurina, nii et ma sain ka ringi vaadata. Nii et see ei olnud, no ütleme nii, väga hirmus see sõjavägi selles mõttes, et palk oli korralik, 2 palka jooksis, üks oli seal koha peal ja üks oli siis siin nii-öelda Nõukogude Liidus. Nii et see, kui ma tagasi tulin, siis muidugi minu kaaslased olid juba 2 aastat minust ees, olid juba oma kandidaaditöödega alustanud, aga minul seda võimalust ju ei olnud, nii et ma tulin siia ja läksin kõigepealt tööle elektroonikuna Keemiainstituuti, tolleaegsesse Keemiainstituuti, mis on praegugi seal meie Tehnopolis alles, aga ta on teise nime all praegu. Ja seal sain olla ainult 4 kuud ja siis ma tulin siia. Nii et 74. aastal ma saabusin sealt tagasi sealt sõjaväest ja siis 75. aastal juba olin ma siin Tehnikaülikoolis. Minu elukäik on selles mõttes olnud võrdlemisi sile. Kogu aeg olen ma teinud ka sporti kõrvalt ja Tartu Ülikoolis, kui ma tegin seda kulturismi, siis sai ka võisteldud siis tol ajal ja päris heal tasemel ja siis sai ka raha teenitud veel, nii et ma umbes 4 kuud töötasin ka vast avatud restoranis Kaunas Varietees, näitasin oma keha. Ja sain õhtu eest, ma mäletan vist 3 rubla ja nii palju süüa, kui tahtsin. See viimane oli väga asjalik asi, sellepärast, et toitu võis ka koju võtta, nii et minu toakaaslased ühiselamus olid sellega väga rahul. Oli olemas ka ju tegelikult ajalehed. Ajalehtede lõppudes oli ka vahel nii-öelda kirjeldatud seda, missugused on need õppimisvõimalused. Neid oli vähe, aga mina ei vaadanud sellisel viisil seda võimalust, vaid ma võtsin kätte Tartu Ülikooli teadmiku, sest need teadmikud olid trükitud ära. Need olid ka siin Tallinna Tehnikaülikoolil olemas ja olid ka olemas pedagoogilisel instituudil ja olid ka olemas siis Ülikoolil ja Tartu Ülikoolil. Nii et põhimõtteliselt eriala ja eriala lühikirjeldus oli tegelikult mul kirjalikul kujul olemas. Nii et ja siis oli mul veel ees ka üks eeskuju keskkooli ajal, see oli nimelt Ülo Kaevats, kes oli ka meie õppejõud siin. Muuseas, Ülo Kaevatsi tehtud on ülikooli esimesed arengukavad.
Teda ei ole juba 15 aastat meie seas, aga Ülo Kaevats oli siis, õppis minuga samas keskkoolis ainult, et ta oli aasta minust ees, nii et tema lõpetas ka siis füüsika, nii et üks info tuli siis Ülo suust tegelikult, nii et jah, Üloga meil oli side ja sealt siis saime seda. Loomulikult ega võrreldes tänapäevaga, kus on meil ikka tõesti selle internetil on ikka tohutu võim info jagamisel, seda ju ei olnud. Aga kui ma nüüd meenutan seda aega, siis ei olnud ka see väga suur puudus, ka see pisku, mis meie kätte tuli, see võrdlemisi hästi iseloomustas seda, mida me tahtsime näha. Kui ma lõpetasin Tartu Ülikooli, või õigemini tulin sõjaväest ära, siis ma esimese kohana nii-öelda saingi elama oma isa-ema juurde, seal, kus ma nii-öelda startisin. Ja siis seisis mul ees veel muidugi abiellumine ja ma abiellusin võrdlemisi kiiresti ja juba aasta pärast sündis ka esimene poeg ja siis osutus, et me saime elama ühte kahetoalisse korterisse Pelgulinnas, mis oli päranduse kaudu saadud. Nii et mul selles mõttes vedas, et mul oli nii-öelda küllaltki elu alguses võimalik saada kahetoalises korteris oma elu alustada, mul oli võimalik alustada. Muidugi esimesed aastad ma käisin jalakoolis, aga siis, või siin tööl, aga siis, kui mu isa ära suri, siis isast jäi alles Moskvits, mida ma siis putitasin nii palju kui sain ja sõitsin siis sellega. Ja noh, asi oli ka selles, et ega see õppetöö oli ju siin mitte ainult siin Mustamäel, vaid oli ka veel Vanas Majas, Koplis, mis oli päris pikk sõit tegelikult bussiga ja trammiga sõit oli, noh, see võttis aega ikkagi kuskil 40 minutit või isegi natuke rohkem. Nii et, ja kuna need õppehooned oli teisigi veel, energeetikahoone oli ju seal Kalinini tänaval tollaegsel, siis ka seal tuli käia, nii et noh, vahel ma käisin küll ka bussi ja trammiga, aga kui vähegi võimalik oli, siis ma käisin autoga. Ja muidugi laste toomine, viimine lasteaiast oli ka siis, mul oli siis juba 2 poega ja nemad siis, neid ma siis vedasin autoga juba. Neid unistusi võis olla ka muidugi mitu, selles mõttes, et no üks suur unistus oli muidugi oma ametiredelil tõusmine, mis seal salata. See, kui sa olid assistent ja ilma kraadita, siis loomulikult oli see töökoormus juba suurem ja töö ei olnudki võib-olla nii väga huvitav. Ja see üks unistus oli kindlasti see, et areneda edasi, ütleme, teaduse liinis siis. Ja minu puhul juhtus see siis suhteliselt hilisel ajal siiski ja kuigi ma alustasin oma kandidaadi tööd Tartu Ülikooli Füüsika Instituudis juba 1979. aastal, siis osutus, et see ei olegi niisama lihtne nii-öelda 200 kilomeetri kaugusel teha eksperimentaalset tööd. Aga see oli ka ainus võimalus, sellepärast, et siin füüsikakateedris olid kõik valmis kraadidega inimesed ja niisugust kraaditaotlust või kraadiõpet siin tegelikult ei olnud. Mul läks selles mõttes aega natuke rohkem, nii et kraadini jõudsin ma siis doktorikraadini 2006. aastal alles. Nii-öelda tähtsam asi võib-olla olekski olnud see auto ja noh, telekat, kuna ma ise teenisin ka kõrvalt raha teleka remondiga ja siis nõnda näidatud Soome plokkide paigaldamisega ja niisuguste asjadega, siis ma ei tea, minu huvi, ütleme, teleka ja raadio vastu, see ei olnud väike, aga see sai rahuldatud nagu selle niisuguste remondi asjadega või remonditööga. Ja no, ütleme niimoodi, nooruses ma tegelesin ka mudellennuga peaaegu 10 aastat, ja vahepeal oli ka mõte, et hakata sellega ka tegelema, aga siis see on ikkagi ala, mis võtab päris palju aega. Ja
ja kuna ma ikkagi sporti ka tahtsin natuke teha, siis ja laste kõrval ja lapsi ka natukene spordi juurde tõmmata, siis mul ei olnud nii palju seda vaba aega, et oleks saanud sellega nii väga tegeleda. Nii et niisugused unistused, ütleme näiteks käia kuskil välismaal või niimoodi, noh jah, väike unistus oli, aga see unistus tekkis rohkem selle tõttu, kui ma hakkasin seda teadustööga ikkagi rohkem tegelema ja siis, kui Vaba Eesti juba tuli ja siis oli seda võimalik teha, nii et tõepoolest see alates juba 92. aastast, kus ma nii-öelda esimest korda käisin ka siis Soomes, näiteks ütleme Helsingis, Helsingi ülikoolis. Need on kõik niimoodi, ütleme, tulnud paralleelselt, ma ütleksin, ma ei ole pidanud väga suuri unistusi nii-öelda jälgima. Ja ma ei mäleta, et minu kaaslaste hulgas oleks ka olnud väga palju niisuguseid, kes oleks mingeid väga erilisi sihtmärke seadnud.